Me jätkame kohalike omavalitsuste teemalist konverentsi. Tänase arutelu peateemaks on omavalitsuste omavaheline koostöö. Koos on lihtsam asju lahendada ja ka vahel odavam kui kõike üksi tehes. Ja et selle 50 minuti sisse mahuks palju nüüd kohalike omavalitsuse juhtide endi arvamusi, hakkame kohe aruteluga peale. Kõigepealt tutvustan ära meie arutelul osalejad. Pipi-Liis Siimann, Türi vallavanem. Tere kõigepealt, ei saa keegi teine olla nii punase peaga kui mitte Pipi. Tervist, loodame, et helis ka töötab see link. Aga läheme siit tutvustusega edasi. Triin Varek, Rakvere linnapea. Tervist. Tervist. Teid me kuuleme. Maido Ruusmann, Tõrva vallavanem. Tervist. Seal on veel heliga väike probleem, aga töötame selle kallal. Marika Saar, Elva abivallavanem. Tere. Tere! Teid me kuuleme. Ja Siim Pohlak, Kose vallavolikogu liige. Tervist! Tervist! Et me oleme kõik erinevates paikades, siis on meil kodukorra seadus see, et me räägime järjekorras ja ma annan siis kõigile sõna. Näidake näpuga kas või, et kes tahab sõna saada, aga teeme selle esimese ringi siis kõigile ühe küsimusega. Kui tugev on siis praegu kohalike omavalitsuste vaheline koostöö? Kas see teema püstitus, et koostööd tuleks laiendada, on teie arvates õigustatud? Alustame siit otsast Pipi. Ma usun, et praegu on omavalitsuste koostöö võib-olla kõige rohkem ikkagi selline lahendustele suunatud ja otsitakse koostööd siis, kui on praktilisi küsimusi, mida on vaja koos lahendada. Ja tõsi on, et kindlasti võiks seda koostööd teha rohkem, ehk et võikski õppida rohkem seda abi küsima, nõu küsima, omalt poolt ka abi võib-olla pakkuma ja otsimagi ühiseid lahendusi, sellepärast et enamasti on tegu ju universaalsete teemadega, mis tähendabki, et huvilisi, keda see puudutab, on mitu. Triin Varek, öeldakse, et eestlased on nii üksiku loomusega inimesed, et nad tahavadki üksi asju ajada, nii ka kohalikud omavalitsused, et pigem üksi, kui siin teistega arutada asju ja koostööd teha, või mitte? No, mina kindlasti sellega nõus ei ole, et olen küll omavalitsusjuhina sellise lühikese kogemusega alles poliitikaski 3 aastat, linnapeana aasta 3 kuud, aga erasektorist tulnuna ja mitmekümne aastase ettevõtluskogemusega siis tean, et koostöös peitub jõud ja see on väga oluline. Ja Rakvere linna näitel kindlasti Virumaa omavalitsuste liit toimib väga hästi. Lääne-Virumaal 8 omavalitsust sinna kuuluvad ja meil on väga palju ühiseid huvisid, ühiseid muresid ja väga hea koostöö. Et ühe näitena võib-olla ka tooksin siin näiteks Rakvere haigla, mis siis kuulubki 100% omavalitsustele ja siin on läbi Viroli tehtud siis olulisi otsuseid, kuidas seal erinevaid valdkondi arendada ja kaasa aidata. Läheme edasi jutuga Elvasse. Elva on Tartu naaber. Marika Saar, siin Soome näitel oli korduvalt juttu Helsingi ja ta ümbruskonna omavalitsuste koostööst. Millised on teie koostöösidemed teie suure naabri Tartuga? Ja, et tervitused veel kord siis Euroopa spordilinnast 2021 Elvast, et peab tunnistama, et koostöö Tartuga muutub järjest paremaks ja tugevamaks, et meil on siin mitu head näidet, et üks tuntumaid on kindlasti meie ühine kultuuripealinna projekt, nimelt siis Tartu on aastal 2024 koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega seda tiitlit kannab ja see on tegelikult näidanud ära kõik need kokkuleppe raskused, mida me oleme siin aastaga teinud ja nüüd see ühine start, kus me just lõpetasime koostöölepingu allkirjastamise, et see kindlasti on see, mis meie koostööd tugevdab. Ja hea meel on ka see, et käimas on üks teine koostööprojekt erivajadustega kooli rajamiseks ja sellise tulevikukooli tegemiseks, kus ka Tartu linn on nagu huvitatud. Kuigi peab tunduma, et meil on olnud ka aeg-ajalt see mure, et kuna Tartu ise on tohutult suur, siis võib-olla kõiki võimalusi, mida ka riik pakub koos teha, on nagu keeruline, sellepärast et neil justkui on endale endale vaja seda mahtu täis saada, näiteks kui me räägime siin hiljuti sotsiaalvaldkonnast hoolduskoordinaatori teemal, et siis justkui see üks ametikoht kulub neile endale
ära ja nii-öelda selle laiendamine maakonda ei ole võib-olla nii otstarbekas, aga ma näen küll, et see valmidus on täiesti olemas, vaatamata sellele, et Tartu on suur ja meie oleme seal pisemad ümberringi. No seda on tore kuulda, Tartu on suur ja meie oleme pisemad siit Tallinnast, aga läheme edasi Kose vallavolikogu liikme Siim Pohlaku juurde. Kellega teie koostööd otsite ja teete praegu? Jah, tervist siit Kose lähistelt Tuhala lumiste metsade vahelt kõigile. Et no, Kosel, ütleme niimoodi, ma ütlen ka alustuseks ära, et võib-olla ka minu vaated asjaoludele on natukene erinevad siin teistest kõnelejatest. Mina olen Kosel 8. aastat vallavolikogu opositsiooni kuulun ja juhin ja minu vaated võib-olla asjaoludel on sellest tulenevalt natukene kriitilisemad ja minu meelest ütleme, see võib-olla ka haakub natuke selle teemaga, et miks ei tehta sageli koostööd, et omavalitsustel on omaenda siseprobleemidega lihtsalt niivõrd palju tegemist ja kohapealsed asjadega, et selle koostöö juurde jõutaksegi, nagu siin eelnevalt ka vist Pipi-Liis mainis, pigem praktilistel või pragmaatilistel kaalutlustel, kui on vaja mingeid ühiseid probleeme lahendada või kui on vaja jäätmekäitluse või mingite muude suuremate teemadega tegeleda, et võib-olla ise seda koostööd nii väga otsima ei jõutagi alati minna, et see pigem tuleneb pragmaatilistest nii-öelda vajadustest. Ja nüüd ka siis Maido Ruusmann Tõrvast, teie koostööpartnerid. Halloo Tõrva, kas kuulete meid? Maido Ruusmann. Kahjuks siiski ei kuule meid, aga me püüame seda ühendust taastada. Aga läheme nüüd konkreetsemalt raha juurde. Mitu protsenti omavalitsuste eelarvest teie arvates oleks õige kulutada omavalitsuste koostööks? Kui palju ollakse nõus jagama eelarveid? Kui palju ollakse nõus jagama raha, mida meil kõigil niigi on, kõigil omavalitsustel niigi on vähe? Alustame jälle siit, Pipi-Liis, teist. See vastus saab olla selline üsna ümmargune. Ja võib-olla lihtsalt, et mida võiks soovitada omavalitsustele on see, et kuigi kõigil raha on vähe ja kulusid palju, siis võib-olla ekstra selleks, et teha koostööd, tulekski tõepoolest eelarvesse nagu raha planeerida. Olge siis ükskõik missugune protsent, aga see nagu viitaks sellele, et see koostööd on oluliseks peetud ja et selleks on ka võimalusel vajadus teha siis mingisuguseid kulutusi. Aga üldjuhul on see tõepoolest ikkagi selline nagu pragmaatilisusel põhinev, et tavaliselt tehakse koostööd siis, kui sellesse panustamine annabki suurema tulu. Ehk et ta on ka selline iga kulutatud euro nii-öelda tegelikult toob tavaliselt tagasi. Ja et seetõttu protsenti on keeruline öelda. Ma arvan, et täna on see protsent ikkagi üsna nullilähedane omavalitsuste eelarvetes. Triin Varek, kui mõelda nüüd Rakvere peale ja teid ümbritsevate omavalitsuste peale, kas oleks mõeldav, et tekiks mingisugune selline ühisfond, kuhu kõik natuke paneksid raha ja siis lahendatakse mingisuguseid ühisprobleeme? No ma usun, et tegelikult meil ongi see praegu lahendatud juba läbi Virumaa omavalitsuste liidu, kuhu kõik ju panustavadki ühtselt. Ja selle kaudu lahendatakse ka erinevaid ühtseid muresid ja probleeme, et minu meelest see töötab praegu täitsa hästi. Iseenesest, kas need summad on piisavad, kas oleks vaja rohkem panustada, sest kindlasti saab tänu rahaliste vahendite kaasamisele seda lisades teha ühiselt rohkem ära. Elva seisukoht selles küsimuses, raha koostööks? Elva saab öelda konkreetselt Tartu 2024 projekti, me paneme sel aastal 1 euro inimene ja kultuuripealinnas 2 eurot inimene, et kui on nii-öelda konkreetne vastus ühe konkreetse koostööprojekti osas, aga tegelikult tõesti seda summat öelda ei saa, et see sõltub ju sellest eesmärgist ja saadavast kasust. Et üks oluline teema koostööl, millest ei saa üle ega ümber ja mis on üks minu lemmikteemasid, on see sama Eesti linnade ja valdade liidu koostööprojekt, millest ka tegelikult ju Veiko rääkis, et justkui mõtteid ja plaane on nagu palju, aga see ressurss on piiratud ja täna ma arvan, ei ole ükski omavalitsus ka huvitatud sinna olulisel määral juurde panustamast, ilma et me saaks aru, mis on see väärtuspakkumine, mida me sealt vastu saame. Ehk siis ma arvan, et omavalitsused võiksid koostöövahendeid vabalt suurendada, aga see peab olema nagu väga hästi läbi mõeldud, mis me selle raha eest siis nii-öelda saame.
Siim Pohlak, üks küsimus meie vaatajatele on selline, kas naabriga kraavi kahasse kaevamine on kallim, kui tõde ja õigust meelde tuletada. Teie sealt Tuhala metsade vahelt, nagu mul meeles on. Kuidas teie vaade on? Te olete olnud opositsioonis, ütlesite Kosel. Kuidas on rahaline koostöö valdade ja omavalitsuste vahel? Kas peaks olema suurem, peaks seda piirama? On see kahasse kraavi kaevamine kallim? No, kui siin alguses oli jutt kohustuslikust või niisugusest kindlast protsendist, mida võiksin nagu joonlaua küll Eesti mõõta, siis seda kindlasti ma ei näe, et see oleneb, ma arvan, kohalikust olukorrast ja sellest, millised need koostöövormid on. Aga naabriga nii-öelda kahasse kraavi kaevamise kogemust ka meil siin Kose vallas on, et meil oli jäätmeteemadel siis prügiveoga olid siin ühishanked ja asjad ja meie puhul tõesti kokkuvõttes kippus see asi kallimaks ja ka teenuse kvaliteedi üle kontroll oli sisuliselt omavalitsusel kadunud, nii et meil selles mõttes on pigem kogemus, kus kraavi kaevamine läks kahasse kallimaks tõenäoliselt, kui oleks ise seda teinud. Et natukene tuua sellist debatti ja värvi sellesse arutellu, siis Siim Pohlak jätkaksimegi teie juurest ja teie kogemusest. Te olite opositsioonis, ütlesite, et teie arvamused sageli ei kattunud võimul olijatega. Mis siis olid need lahkarvamused peamised? No eks see ongi erinevad nägemused, et kuidas neid asju teha, et kas või seesama seesama jäätmemajanduse probleem, et mis oli Kose vallas, oli päris tõsine mõned aastad tagasi ja kui see oli mitmete omavalitsuste koostöös loodud MTÜ, siis selle jäätmemajanduse korraldamiseks lõppkokkuvõttes ei suutnud ka vallavalitsus nii-öelda volikogu opositsioonile enam ära seletada, et kuhu need rahad täpselt lähevad ja jäid seal mitmed kahtlused õhku, et kas sealt MTÜ-st siis tegelikult nii-öelda kanditakse seda raha lihtsalt välja ja mingisuguseid nagu sanktsioone ka väga teha ei saanud, kui jäätmevedu omavalitsus ei toiminud enam korralikult, et see on konkreetne selline asi, aga eks neid lahkarvamusi on nii palju, et ma arvan, et siin võiks terve ülejäänud aja sellega täita, aga konkreetselt koostöö puhul siis see jäätmeveo näide on meil olnud kõige selline valusam. Lähme edasi Rakverre. Triin Varek, kui Rakverest lugeda, on teilgi seal linna tasemel lahkarvamusi võimulolijate ja opositsiooni vahel, no ka Eesti ajakirjandust lugedes suhteliselt tihti olnud? Eks eriarvamusi ikka tuleb ette ja... Mis teie need peamised arvamusvahetused viimasel ajal on olnud, kui jätame Kuused välja ja võib-olla filmifestivali välja? No eks alati on see, et mis on linna järgmised nii-öelda arengusammud ja kuhu siis kõige paremini seda maksumaksja raha suunata, et eriti just investeeringute osas, et kuna ikkagi linna rahakott on selline üks, siis tuleb teha väga tarku valikuid siin, et mitte ainult Tallinn ei ole selles olukorras, et ei saa kunagi valmis, eks sama on igal pool teistes omavalitsustes ka, et kuhu me siis selle maksumaksja raha nagu suuname, et sellest oleks maksimaalselt nagu rõõmu ja tulu meile kõigile, et tänavaaugud vajavad ikka lappimist ja iga piirkond linnas ootab, et arendused jõuaksid järgmisena nendeni, nii et eks siin ongi erinevad arusaamad, et kus midagi peaks tegema. Väga selline tore selgitav vastus, aga ma tahaks konkreetselt teada, mis on teie prioriteedid, millega võib-olla teie opositsioon ei nõustu? Kuhu teie selle raha paigutaksite? No ütleme, et praegu võib-olla meil väga suuri lahkhelisid opositsiooniga tegelikult ei olegi olnud, et Rakvere linna selline prioriteet, millega ma usun, et ka opositsioon on olnud nõus, aga mis on meie selline koalitsiooni prioriteet on praegu Arvo Pärdi nimelise muusikamaja rajamine, mis on muidugi väga ambitsioonikas projekt Rakvere linna jaoks ja väga-väga kallis, aga teeme selle nimel tööd. Maido Ruusmann, nüüd peaks olema meil Tõrvaga ka side. Kuulete meid? Mina kuulen väga hästi, tere päevast. Tere päevast. Anname teile ka nüüd siis sõna selleks avalauseks. Kui palju Tõrva teeb oma naabritega või ka laiemalt koostööd? No, meil on ju mitmeid naabreid. Meil on ülepiiri naabrid lätlased, aga nendega me teeme koostööd projektipõhiselt. Aga Valgamaal tervikuna on 3 omavalitsust. Tõrva vald, Otepää vald, Valga vald ja ühiselt siis läbi Valgamaa omavalitsuste liidu me neid ühistegevusi siis ellu viime. Küll loomulikult peale haldusreformi tegelikult ju omavalitsused muutusid ikkagi võimekamaks ja ka Valgamaal tegelikult neid küsimusi, mida siis enne võib-olla lahendati rohkem läbi omavalitsuste liidu,
on hakanud lahendama ka COVID iseseisvalt, aga neid teemasid on, et mis meil on, ütleme jäätmemajandus, turismi küsimused ja ütleme niisugused üldised, aga ütleme ülemäära palju kindlasti selliseid ei ole, et mis igapäevaselt nõuaksid sellist nagu koostööasja aretada, aga tehakse koostööd, jah. No kui te räägite, et te olete Läti lähedal, siis esimene, ütlete, projektipõhised koostöö asjad. No esimene asi, mis siin vahepeal ju ainult teemaks oli Lätis odavama alkoholi ja kaupade järel käimine. Kas seal on kas mingisugune koostöö Eesti ja Läti vahel, et seda piirata või mis toimub? Et teha koostööd odava alkoholi järgi minekuks, see kõlab ka muidugi päris huvitavalt, et see ühine alkoholturismi planeerimine. Või selle tõkestamiseks ikkagi pigem? No ei tea, kas peab tõkestama. Selline nalja küsimus, aga rääkige, kuidas toimub siis riikide vaheline koostöö, see on selle asja mõte. No ütleme, see pool suund praegu, kuhu me nagu oma Läti partneritega vaatame, siin rääkides siis Valka jõududega just, mis puudutab nagu turismialast koostööd. Et ma võin Tõrva poole pealt öelda, et kuigi meil on päris pikk piiri on Lätiga, siis ometi selline erinev riikides olek on olnud nagu barjäär ja ma arvan, et see on valdkond, kus on palju veel ära teha. Ja just ma mõtlen turismialane küsimus, tööjõuala küsimus on kindlasti need, kus kohalike omavalitsused saavad omavahel koostööd teha. Lähme Elvasse. Me rääkisime siin opositsiooni ja võimuparteide ja võimulolijate omavahelistest nägelustest kohalikul tasandil. On neid ka Elvas? Ikka on, jah. Ja milles siis konkreetselt? No võib-olla üks selline suurimaid erisusi, mis meil on nägemus sellest, millal ja kuidas ja kuhu peaks tulema ujula Elvas, et see on kindlasti, kus meil on natuke erinevad arusaamad, et tänane koalitsioon püüab seda lahendada koostöös erasektoriga ja läbi ühe detailplaneeringu, aga opositsioon näeks, et see tuleks ehitada spordihoone juurde ja kohe praegu, et paraku ei ole omavalitsusel endal selliseid vahendeid, et seda teha, et võib-olla see on nagu, mis kõige esimesena nagu meenub. Selge, aga räägime edasi ka Türi näitel. Teie ja opositsioon, toome kõik need kaardid lauale. Võib-olla meil kui nii võtta, kui ma pole vist niimoodi otseselt seda küsimusena püstitanud. Võib-olla selline küsimus tõesti, et kelle vastutusala on näiteks sarnastel juhtudel, kui ongi tegu, et kas erasektorile võiks anda mingisuguse teema või peaks omavalitsus tingimata ise näiteks mingisuguseid teenuseid korraldama või mingisugust, meie üks kuumemaid teemasid Väätsa prügile, mille osanikud me kõik oma omavalitsuste läbi oleme ja selle tuleviku perspektiivid, et kas prügiturul toimetamine on kohalike omavalitsuste ülesanne või võiks seda meie loodud äriühing nüüd ikkagi mingi teise omaniku käe all edukamalt ja paremini isegi teha. Nii et aeg-ajalt just nimelt ma võib-olla seostaksin seda ka vastutuse jagamisega, et kas me soovime vastutust jagada või ei soovi. Võib-olla need on nagu meil sellised opositsiooni ja koalitsiooni vahel küsimust tekitavad asjad. Ja teine pool kindlasti ka sisemine koostöö ja õiglus vallas sees, et kuidas siis teha nii, et oleks arendatud kõik vallapiirkonnad võimalikult ikkagi sarnaselt või võrdsetel alustel. Et ka see on alati selline koostöö küsimusi puudutav arutelu. Siin kõik esinejad on viidanud mingisugustele huvitavatele üritustele, mis nende regioonis toimuvad. Ma ei saa Türi puhul küsimata jätta praegusel COVID-i aastal. Lillelaat tuleb, ei tule? Ma loodan, et lillelaat tuleb. Praegu igal juhul korraldajad valmistavad seda ette ja loodetavasti oskame selleks ajaks koos viirusega nii kenasti elada, et suudame ohutult selle lillelaadaga kõik külalistena ära rõõmustada. Ja kui ei, siis ma tuletan meelde, et Järvamaa aastasündmus oli sellel aastal Kirna sõitsenud Tulbimeri või siis eelmisel kevadel, nii et kindlasti on üllatusi oodata igal juhul. Selge, aga räägime veel Tõrva vallavanemaga edasi. Kui rääkida teie opositsiooni ja võimul olevate poliitikute suhetes, siis on seal ka omavahelisi erimeelsusi? Üldiselt on meil mõistlikud inimesed ju ja eks loomulikult on opositsioonil poliitikas selline oma koht ja oma käitumismall, aga mingisuguseid sügavaid põhimõttelisi erinevusi
ei ole, et pigem on sellised detaili erinevused, et kuhu keegi võib-olla suunaks enam tähelepanu, keegi suunaks vähem tähelepanu, millised erinevad siuksed nagu prioriteedid on, aga üldiselt on Tõrvas mõistlikud inimesed. Selge, seda on väga hea kuulda, aga mõtleme nüüd siis sellele 17. oktoobrile, mil toimuvad valimised. Meil oli siin eelpool juttu, et tihti on omavalitsuste tööplaanid valimistest valimisteni. Millised on need teemad, mis siis neil valimistel konkreetselt teie piirkonnas tõstatuvad, mida teie sooviksite poliitikutena tõstatada? Ma ise juhin siin Tallinnas telesaadet. Tallinna üheks suurimaks teemaks ilmselt saab transport, autode rohkus linnas, jalgrattateede vähesus, siin juba kõigi teiste teemadel arutledes alati need teemad tõusevad, aga teeme ringi Eestile peale, millised on teie teemad ja alustame võib-olla Siim Pohlak teist Koselt. Mis teemad teie tooksite lauale nüüd nende lähenevate valimiste eel? No eks need teemad suuresti defineerib ka see, mis asjad on avalikkuses viimastel võib-olla ka aastatel või aasta jooksul resonantsi tekitanud, et Kosel konkreetselt on, ütleme siis, ma arvan, selline korruptsiooni ja volikogu liikmete oma huvide teema on väga tugevalt meil siin juba, võiks öelda, eelmise aasta algusest olnud üleval ja tõenäoliselt see saab olema üks valimiste põhiteemasid, aga kindlasti ka erinevate piirkondade. Kose on ka 2013 nüüd liitunud vald ja tänaseni välja siis nii-öelda see väiksem vend, kes meiega liitus, selle piirkonna elanikud endiselt ei ole näiteks rahul mitmete teenustega ja kindlasti ka see ääremaa ja keskuse teema nii-öelda. Aga ma arvan, meil on jah see nii-öelda korruptsioon, et volikogu liikmed ja nendega seotud ettevõtetega tehingud turuhinnast kõrgemad ja nii edasi. Meil on siin oma kohalikke probleeme omajagu, et ma neid võib-olla laiemalt musta pesu siin pesema ei hakkaks, aga need tulevad teemad nendel valimistel, ma usun. Segame siin kaarte, anname edasi sõna Rakverre. Teie teemad? Pärdi keskus. Pärdi, see muusikakeskus. Ja, Arvo Pärdi nimeline muusikamaja on kindlasti jätkuvalt prioriteet ja seda on ikkagi väga-väga pikki aastaid Rakveres oodatud. Nii et aga mis teemadel võiks tekkida teil seal selline valimisvõitlus? Mida debatil arutaksite? Praegu on juba sellised kuumemad asjad lahendatud, et ega ei oska öelda, mida siis nii-öelda opositsioon võib-olla lauale toob, aga meil on ka selline tegelikult sajandi ehitus Vallimäe Vabahukeskus, mis on valminud ja võib-olla ka siin talverõõmudega tulid lauale teemad, et Rakvere linnas on vähe kelgutamiskohti, nii et tuleb tegelikult sellist linnaplaneeringut vaadata laiemalt ja usun, et tegeleda nende teemadega, et selliseid kõikidele aastaaegadele vastavaid vaba ja veetmise võimalusi erinevatele vanusegruppidele oleks linnas rohkem. Et ma usun, et see on kindlasti ka üks oluline teema. Millised on teemad Elvas? Marika Saar. Elvas on tõenäoliselt ikkagi see teema, et kuidas saada elanike juurde, et teatavasti Eestis elanike arv kahaneb ja sellised lootustandvad piirkonnad. Kas teil on siis seal mingisugused sellised soovitused, kuidas lapsi sünnitama hakata rohkem või? Kuidas teha elanike juurde? Ja elanike juurde saab ikkagi niimoodi teha, et me peame olema atraktiivne elukeskkond ja selle nimel me peamegi tööd tegema ja kindlasti üks teema, ma arvan, mis taaskord tõuseb üles, on ikkagi ühistranspordi küsimus, et täna ei ole see ikkagi piisavalt meil rahuldatud just vallasisene selline keskuste ja linna vahel ja mis seal salata, ka haridusvõrgu teemad ikkagi, ma arvan, tulevad üles, et kuna ka meil on vallas üks kool, kus täna ainult 6 last õpib, et ma arvan, et sellele olukorrale me peame otsa vaatama ja loomulikult ka kuidas ettevõtlust toetada siia piirkonda tuua ja positiivses võtmes ikkagi ma ei väsi kordamas see Tartu 2024, et tegelikult see on suur väljakutse, et kuidas Elvana, siis Elva vallana välja paista ja maksimum sellest projektist, ajaloolisest võimalusest võtta, et ma arvan, et need on need peamised teemad. 6 last koolis, kas see on Eesti kõige väiksem kool? Ei, õnneks ei ole. Ja te hoiate selle lahti? Ja, minu teada on veel väiksemaid. Praegu hoiame tõesti lahti, sellepärast, et meie ühinemisleping ütleb, et ühtegi muudatust me hallatavate asutustes teha ei saa ja ma tean, et see ei ole ainult Elva eripere, vaid on kõiki paljude Eesti omavalitsuste eripere, et kindlasti need teemad tõstatuvad üles valimiste eel. Kuidas siis ikkagi jätkata? Maido Ruusmann, Tõrva teemad.
ka haridusvõrk on kindlasti see, mis on emotsionaalne, samas me peame otsa vaatama, mis näitab demograafiline olukord, kus me oleme tulnud viimase 30 aastaga, kui me vaatame järgmise 30 aasta prognoosi, siis kuhu me tegelikult äärealadel oleme suundumas ja kahtlemata siin on palju ratsionaalsust, palju emotsionaalsust, mis puudutab haridusvõrgu korraldamist ja korrastamist. Siis kindlasti on töökohtade küsimus, et mida KOV saab siis soodustada, mida KOV saab teha, et oleks töökohtasid. Ega vist ju on Eestis väga üksikuid omavalitsusi, kus rahvaarv tegelikult suureneb. Et terve Eesti rahvaarv ju tegelikult kas siis liigub keskustesse või väheneb loomuliku iibe tulemusel. Ja siis loomulikult on sellised maisemad küsimused, et kuhu mingisugune teekene ja kuhu rohkem kultuuriüritusi, kuidas tagada piirkondlikku võrdsust, et need on sellised nagu erinevate piirkondade sellised huvipooled, aga jah, ma arvan, et ütleme noorte pered, noorte inimeste valdatulek, haridusvõrk, töökohtade tekke soodustamine, võib-olla need on sellised nagu märksõna küsimused, millega siis laiemalt, ma arvan, tekib erinevaid arutelusid. Ja millised on Türi teemad, Pipi-Liis Siimann? Ka meie oleme väga teravad asjad ära vaielnud. Näiteks haridusvõrgu korrastamise osas on meil arengukavas suunad paika pandud, jääb üle neid ainult järgida. No rääkige neist natuke. Jaa, ka meil on tegu sellega, et meil on palju koole ja vähenev laste arv ja vähenev sündide arv. Nii et meil on kavas säilitada kindlasti kodulähedane haridus, aga teha siis seda, et kohati saaks see olema 6-klassiline, mitte siis enam 9-klassiline, kuivõrd 3. kooliastmes tõesti noor inimene ka vajab natukene võib-olla rohkem sotsiaalset suhtlemist ja mis parata, ka õpetajate selline defitsiit on ju teada üle kogu Eesti. Nii et me plaanime tegelikult siis 22 sügisel on meil otsustatud, et siis 2 kooli jätkavad 6-klassilistena, aga see kõik vajab ette valmistamist. Nii et see kindlasti on ka teema haridus alati. Aga võib-olla, kuna me Türi vallas oleme ka ära teinud kõik nii-öelda oma sajandi ehitused, meil on praktiliselt kõik oma avalikku teenust andvad hooned valimiste hetkeks, ma julgen öelda, et korda tehtud, siis mina saaksin küll ja tahaksin rääkida valimisdebatis inimene ja siis hea avalik ruum Türi vallas. Ehk et laiemalt käib selle alla loomulikult ka transport ja teede olukord, millesse me peaksime järgmisel 4 aastal väga tugevalt panustama. Aga inimene ja see selline säästlik ja kestlik elamine maal, Eestimaal ja maakeral ja Türi vallas, ma arvan, et see on teema, mis tegelikult inimesi kõnetab, et meil on siin rohelise valla kontseptsioon, mida ma loodan, et me edasi arendame, mille üle me vaidleme ja mida me siis peale valimisi ka hakkame ellu viima. Selge. Siim Pohlak, teie partei juhid on rääkinud süvariigist korduvalt. Tuleme nüüd selle teema juurde, riik ja kohalik omavalitsus. Veiko Luhalaid rääkis ka ja rõhutas seda, et on ikkagi see tunne, et riik on see suur vend ja kohalikud omavalitsused väikevennad. Kuidas need suhted välja näevad? On nad paranenud? Milline on pilt, mis teile avaneb? No alati saaks ju parem olla, et süvariiki ma siin asjasse ei segaks, et siin on vast jah omavalitsus ja nii-öelda lihtsalt riik need suhted, et loomulikult võiks ju alati kohtadele rohkem otsustusõigust, rohkem raha anda, aga on natukene paremaks läinud viimase paari aastaga asi, jah. Kuidas tundub Rakveres? Riik ja omavalitsus, suur ja väike vend. Kas on üldse õige kasutada seda terminit, suur ja väike vend? Eesti on nii väike ise. Ja nõus, et Eesti on väike ja koostöö tegelikult mulle tundub Rakverest vaadatuna on ikkagi hea. Ja eelkõnelejaga nõus, et muidugi alati võib keskenduda sellele, mis on negatiivset, aga on paremaks läinud ja ütleme, et siis sellise pikemaaegsete omavalitsusjuhtide käest olen ka nüüd kuulnud just kriisiperioodil, et tegelikult ja tunnetanud ka ise seda, et riigi toetus just sellel raskel koroona-aastal on olnud palju tugevam kui varem, et kui rääkida siin ka erinevatest lisatoetustest, mis omavalitsused on saanud, et tegelikult oli seda tuge tunda ja samuti me kõik oleme selles olukorras esmakordselt, et Päästeamet on pandud siis piirkonniti nii-öelda kriisistaapidena juhtima, infot jagama, et meil on üks kindel koht, kus me saame täpse info, toimuvad iganädalased Skype'idel kriisikoosolekud, kus siis tõesti nii, ütleme siis Lääne- ja Ida-Virumaa piirkonnas ka, et omavalitsusjuhid
räägivad, kuidas neil piirkonnas läheb, mis nende mured on, kus on need kohad, kus oleks vaja veel riigilt mingeid selgemaid sõnumeid saada, et minu meelest on see olnud väga hästi organiseeritud. Kuidas on olukord Tõrvas? Tõrva perspektiivist, riik ja kohalik omavalitsus. Minu meelest üks hästi suur murdepunkt tegelikult Eesti jaoks tervikuna KOV-ide ja keskvalitsuse vahel oli ikkagi haldusreform. Et kui seniselt oli Eestis ikkagi sul 213 omavalitsust, siis kahtlemata see suhtlus ka riigiga ei saanud olla nii ladus. Et ma vaatangi näiteks Valgamaa puhulgi, et meil oli 13 omavalitsust ja ega tükk tegemist tegelikult puhtalt ka maakonna tasandil selliste ühtsete seisukohtade kujundamisel oli, et see, et meil täna on siis 79 KOV-i on ju, siis see kindlasti andis ka selle võimaluse, et suhtluses riigiasutuste institutsioonidega muutus olukord konkreetsemaks, praktilisemaks ja ma pigem kirjutaksingi sinna haldusreformi positiivse mõju juurde just selle, et see suhtlus on läinud oluliselt paremaks. Kui me vaatame neid üldisi uuringu tulemusi, siis loomulikult Eestis ikkagi jätkuvalt ju ikkagi väga tsentraliseeritult on see võim ja aga see eeldab ka tegelikult olulist ülesannete ülevaatamist, mis KOV-il on pandud, rahastusmudelite teistmoodi tegemist ja ma arvan, et siin minna on veel päris tublisti, et hea algus see 2017 haldusreform sai tehtud ja ma arvan, et eks siin koostöös siis KOV liidud ja erinevad riigiasutused peavad seda edasi astuma. Ma ütlen, et praegusel ajal on neid lühendeid tulnud meile eesti keelde ka nii palju, et kui te ütlete KOV, siis ma mõtlen juba COVID vahepeal, et räägime kohalikest omavalitsustest, pean täis neid lühendeid, aga Marika Saar, te noogutasite, kui haldusreformist juttu oli, et see aitas pilti pisut Eestis klaarida ja parandada ka keskuse ja kohalike omavalitsuste suhteid, kui me räägime siis suurest ja väikesest vennast. Ja mina olen täiesti haldusreformi fänn ja usun, et see oli väga õige, et mis toimus ja sellega on saanud väga paljud omavalitsused tõuke. Ja ma olen nagu Maidoga nõus, et see korrastas ja andis võimaluse nagu paremini siis omavalitsuste vahelist koostööd siis koordineerida ja riigil ka läbirääkimisi pidada. Kindlasti ma olen nõus ka Triinuga, kes ütles, et riik on väga palju tulnud appi ka just selliste investeeringute ja toetuste näol ja olles ise Linnade Valdade Liidu erinevate teemarühmade liige, siis mulle tundub, et ka selles osas on läinud ikkagi väga palju paremaks, et riik ja ministeeriumid ikka küsivad omavalitsustelt nii-öelda sisendit oluliselt parem, kui on see seaduse eelnõu kooskõlastamine. Aga peab tunnistama ikkagi ja ma julgen seda nagu välja öelda, et nagu päris nagu seda usaldust, et selleni on ikka veel nagu päris palju minna, et ikkagi kuidagi aeg-ajalt jääb selline tunne, et justkui riik arvab, et KOV-id ei tee piisavalt ja KOV-id arvavad, et justkui riik tahaks meil ikkagi nagu koti pähe tõmmata ja mingeid oma asju meile nii-öelda peale suruda, et see on läinud paremaks võrreldes varasemaga, aga ideaalini on ikkagi veel suur tee minna. Kas Türil paistab see pilt samasugune kätte, et ideaal on veel kuskil haarde kauguses? Laias laastus olen kõigega nõus ja nõus, et usaldus on kasvanud kohalike omavalitsuste ja riigi vahel. Et ma piltlikult võiksin öelda, et kui varem oli selline torn ja ühed olid ülemisel korrusel ja teised alumisel, siis võib-olla tänaseks me oleme juba peaaegu ühe koridori peal. Eraldi otstes küll ja vahel tuleb meelde, et vaatame, mis need teised seal teises toas teevad, aga vahel ei tule ka. Ja tõepoolest, mina lähtungi sellest, et kui me ajame ühte Eesti riigi asja, ühed omavalitsused, teised riigi tasandil, aga kui on üks asi ajada, siis kindlasti lahendused on kõige paremad, kui ka lahendust koos otsitakse. Nii et me oleme sinna poole teel ja meil on häid näiteid, et tõesti head seadusloomet näiteks saabki ainult koostöös teha. Nii et ma olen positiivselt meelestatud. Ma küsin kohe teie käest järgmise küsimuse ja sellega teeme siis ka ringi peale kohe. Siin on tulnud selline huvitav küsimus, et kas kohalike omavalitsuste koostöö peaks muutma mingil määral kohustuslikuks ja ka riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö. Siin tulevad sellised sõnad pähe nagu kvoodid ja kohustuslik sund. Kas me peaksime selliseid termine hakkama ka Eestis kasutama, et hoogustada omavalitsuste vahelist koostööd? No minule isiklikult tundub, et see ei ole hea. Ja ma ka põhjendan, miks, et vastutada saab, kohustust saab panna kellelegi, kes vastutab selle mingisuguse ülesande eest.
ja täna meil on tegelikult riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel ülesanded jagatud, kes mille eest vastutab. Ja öelda, et nüüd kohustuslikus korras peaks siis näiteks kohalikud omavalitsused oma vastutusalas olevaid tegevusi tingimata koos tegema, ammugi veel võib-olla määrata, kas seda peaks tegema maakondlikult või mingis muus piirkonnas. Ma isiklikult seda ei poolda ja ma igal juhul koostöö minu arvates on juba selline sõna, mis sisaldab endas tubli annuse vabatahtlikku ja eesmärgistatud ja omal soovil tehtavat koostööd. Mina kohustuslikku koostööd ei tegelikult poolda. Siim Pohlak, teie seisukoht, kohustus koostöös? Jah, ka kindlasti ühinen eelkõnelejaga, et ei tohiks olla see kohustuslik ja võib-olla natuke õli tulle vallada, et see kohustuslik koostöö lõhnab selle järgi, et ühel hetkel tuleb veel üks ring kohustuslikku omavalitsuste liitmist, et eks Toompea koridoris ikkagi kuuled neid jutte aeg-ajalt, et mõeldakse edasi ka juba järgmisele liitumislainele ja mõni unistab ka nii-öelda maakonna suurustest omavalitsustest, et see nagu mulle tundub viiks kangesti sinnapoole ja minu meelest ütleme see veel üks laine haldusreformi viiks ikkagi need omavalitsused juba elanikest ikka väga kaugele, et võib-olla see on subjektiivne tunnetus, aga mulle tundub, et ka praegu on see asi juba suhteliselt piiri peal, et kuskil kaugemate nurkade inimestel see side või oma valla tunne ikkagi või oma omavalitsuse tunne on nõrgem nüüd peale seda haldusreformi ja kui seda üks ring veel teha, et või siis ka tõesti alguses kohustuslik koostöö ja lõpuks kohustuslik ühinemine, et see ei oleks hea. Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, kohustuslik koostöö. No jah, mis asi kohustuslik koostöö, et see on tegelikult juba andnud ikkagi juba mingi ülesanne ja selles mõttes ma ei oska sellest nagu midagi head arvata, et see on jah, ütleme, et koostöö saab ikkagi olla siis ju edukas ja hea, kui koostöö nimel nähakse vaeva, tahetakse koostööd teha, et kui see tuleb nüüd jälle kuskilt väljaspoolt sunnina, siis ta on ikkagi kellegi teise ülesande täitmine. Ideaal on ikkagi see, et kui kohalikud omavalitsused omavahel leiavad need ühisosad, mille nimel ja miks on mõistlik ja vajalik seda koostööd teha, et siis ta on viljakas. Aga tegelikult jälle, kui vaadata seda nagu võrdlusmomenti, et võtame Taanist näiteks, kus haldusreformi esimene laine oli ju kohustuslik ja järgmised ühinemised tehti tegelikult ära just kohalike omavalitsuste enda soovil ja eelkõige lähtuvalt sellest, et omavalitsused ise leidsid, et mingisuguseid asju on mõistlikum ikkagi koos veel teha. Et see selles mõttes peaks olema selline orgaaniline protsess, kus leitakse need kasulikud kohad ise üles, mitte seda, et ma mõtlen, ta on sund, et see ei ole siis ju selles mõttes vabatahtlik koostöö, vaid kohustuslik koostöö on pandud ülesanne. Nii et ei näe, et see oleks viljakas. Elva abivallavanem Marika Saar, kui antakse kohustus, teie ja Tartu olete kõrvuti, tehke seda ühte asja. Sõltub, mis asja. Ei, ma arvan ka, et kohustuslik ja koostöö ei käi tegelikult väga ühte lausesse. Küll aga ma arvan, et rohkem peaks mõtlema sellistele tõugete tekitamisele, et koostööks omavalitsusi suunata. Et siin päeval oli ka juttu sellest, et ka teistes riikides on erinevad võimalused siis toetuste saamiseks, kui sa teed koostööd. Et ma arvan, et selliseid asju võiks rohkem meie riik ka tekitada, et anda just see tõuge, sellepärast et ma olen nõus, et meil on igapäevaselt väga-väga palju tegeleda omaenda teemadega ja omaenda tulekahjude kustutamisega, et sellist strateegilist suurt mõtlemist selleks peab nagu aega võtma ja kui oleks võimalus minna kusagilt lahendada mingi olukord koostöös ja saada selleks täiendavaid vahendeid, et ma arvan, et see võiks nagu päris palju aidata kaasa küll sellele koostööle ja loomulikult eeskujud ja head näited, et nendest peaks rohkem rääkima ja seda lava looma, et kõik need, mis juba Eestis on täna tehtud või kuskil mujal, et nende kaudu panna siis mõtlema ja näitame, et tegelikult koos saab paremini, et sellele võiks küll keskenduda. Triin Varek, Rakvere, kohustused koostööks. Olen eelpool kõnelejatega täiesti nõus ja loomulikult pooldan pigem ikkagi sellist orgaanilist koostööd, et kui me seda debatti siin alustasime, siis me just rääkisime sellest, et mis see koostöö on ja kuidas ta nagu sünnib, et kui on ühised huvid, ühised mured, ühised rõõmud, mida jagada, ühised eesmärgid, et ma arvan, et nii saabki neid asju kõige paremini lahendada. Nii,
üks küsimus, mis on tulnud siit meie vaatajate käest ja see on päris pikk küsimus, loen ta siin ette. Omavalitsusreform seadis sihiks, et COVID muutuvad võimekamaks ja professionaalsemaks. Aga kuidas maandada riski, et kui olulisi teenuseid osutava linna või vallavalitsuse osakonnal puudub eraldi ametnikuks juht ja seda tööd teeb hoopis poliitikust abilinnapea või vallavanem, kes juhtumisi ei pruugi üldse omada kompetentse ega ametniku eetikat ja professionaalsust seda tööd tasemel korraldada. Mida sellises situatsioonis teha, kui siin ikkagi tulevad sellised huvide konfliktid mängu? Siim Pohlak, alustame teist. Jah, et sellele küsimusele vastata võib-olla peaks seda tausta veel rohkem teadma, et seal oli ka hästi palju, ütleme siis nii-öelda hinnanguid, subjektiivseid hinnanguid antud ametniku tööle, aga ma iseenesest arvan, et analoogne asi võib ka juhtuda ükskõik millises omavalitsuses ilma ühinemata, et see on igal juhul on tegemist juhtimisprobleemiga ja ma arvan, et omavalitsuse tippjuhtkonna tasandil tuleks sellele probleemile otsa vaadata ja lahendus leida, et ega ma muud head praegu ei oska soovitada. Marika Saar. Mida ka Elva vald on teinud, on see, et lahutada nii-öelda see poliitiline tasand sellisest organisatsiooni osakondade tasandist, et nii-öelda see osakondade ametnikud oleksid nii professionaalsed ja saaksid oma tööd teha, sõltumata sellest siis, kes seal poliitilisel tasandil nagu on ja ka täna vist Eestis muud paremat lahendust ei ole, kui ongi siis oma poliitilise vastutuse küsimus, et see tuleb siis lahendada poliitilisel tasandil, kui poliitiline juht ei tee nii-öelda omavalitsuse huvides mingeid otsuseid. Maido Ruusmann, sõna teile. Eks ta on jah, tundub selle kirjelduse baasil ikkagi selline pigem juhtimislik küsimus ja ega täpselt selles mõttes nõus, et kas on nüüd ühinenud omavalitsus või mitte ühinenud omavalitsus, et kui ikkagi on töökorralduslikult mingi probleemid, siis see on asutuse siseküsimus ja eks lõpliku hinnangu, nagu sa enne viitasid siin, et on tulemas sügisel ju valimised, et siis valija annab selle hinnangu tegelikult selle töö kvaliteedile, mida siis omavalitsus ka ju pakub. Et meie ju tegelikult tööle hinnangu andjad on ikkagi inimesed läbi oma hääletustulemuste. Nii et ega seal muud ei oskagi soovitada, et inimesed andke siis oma hinnang. Rakvere. Ja olen täiesti nõus, et kindlasti on see juhtimisküsimus ja kindlasti ei ole siin nagu vahet, et kas on ühinenud omavalitsus või mitte, et ilmselgelt tuleb alati jälgida, et oleksid kõik sellised läbipaistvad, ausad printsiibid nagu järgitud ja kui on konkreetseid muresid, siis tuleb nendega kindlasti ka juhtkonna poole pöörduda. Ja Türi. Nõus, et enamasti pigem professionaalsus ikkagi ühinemisega tõusis ja ausalt öeldes on mul raske ette kujutada, kuidas üleüldse poliitiliselt ikkagi avalikku teenust, millel on teatud kvaliteedinõuded ja ka kindlad reeglid, et minu arvates seal on tegu kindlasti siis juba nende eiramisega, kui saab poliitiliselt nii-öelda erinevat laadi lahendusi seal üleüldse hakata pakkuma inimestele. See kindlasti head juhtimist ei näita. Meil on nüüd siin ees kogu Eesti selline ilus läbilõige. Küsin teie käest hetke olukorra kohta küsimuse. Me kõik räägime COVIDist, et Eestis on igal pool see haigus pealetungil. Kuidas on teie hetke olukord? Et siit Tallinnast me näeme asju ühtepidi. Nüüd on hea võimalus küsida siis kõigilt koha pealt. Kui suure ohu keskel me praegu oleme, milline on teie tunnetus? Siim Pohlak, alustame sealt. Et Kose vallas me olime siin mõned nädalad tagasi, olime Harjumaa üks suurimaid koldeid, et meil oli kohalik hooldekodu, oli see, kus need suured numbrid tulid ja seal tõesti nakatus kogu personal ja ka kõik patsiendid, et meil oli see olukord vahepeal selles suhtes nagu numbrite järgi hästi kriitiline, et seal reageeris ikka tõesti omavalitsus, kutsus inimesi appi ja tuldi ka vabatahtlikult appi personali asendama ja tegutsema, et see olukord meil vähemalt lahendati hästi, aga kui ütleme kevade peale mõelda ja kogu selle viirusega seotud asja peale, siis ka näiteks kaugistungeid Kose volikogu ei ole pidanud. Meil oli ka vallamajas oli vahepeal koroonakolle ja sellest hoolimata, ütleme siis peeti volikogu istungeid kogu aeg ikkagi koha peal, et digiistungitele me läinud ei ole. Aga kui vaadata nüüd suures pildis kogu valla elukorraldust, siis eks inimesed on ikka ettevaatlikumad ja
ja avalikke kogunemisi ja üritusi sisuliselt ei toimu. Et eks see olukord suures pildis on sarnane ülejäänud Eestiga, et lihtsalt detailid olenevadki nendest numbritest ka, et mis see nakatumisnäit siis on ja mis need numbrite taga ka tegelikult on. Aitäh teile, Marika Saar, Elva. Ja Elval on siiani läinud hästi, et meil ka suuri koldeid pole olnud ja oleme püüdnud tõesti läheneda siis hästi mõistlikult sellele olukorrale, et juhtumi põhiselt täna on meil küll paar kooli, kus on klassid jälle nii-öelda kinni ja lapsed viibivad isolatsioonis, et selliseid üksikjuhtumeid tuleb ette, aga eks me püüame ka selles määramatuses hakkama saada ja seda segadust on päris palju, et just on raske teha selliseid suuri plaane, et kas nüüd maikuus või aprillikuus tuleb mingi leevenemine või mitte, aga samas see nõuabki selliseid nutikaid lahendusi, et kui me räägime kas või erinevate tunnustamiste korraldamisest, siis kindlasti rohkem oleme õue viinud asju ja oleme proovinud ka ära erinevaid virtuaalkonverentse ja meie volikogu on lausa 2 korral ikkagi virtuaalselt kogunenud ja need võimalused on nii õigusruumi kui tehniliste lahenduste osas olemas. Ehk siis ma loodan väga, et meie olukord ei hullene ja ikkagi juba hakkab paistma kuskilt lootuskiir. Milline on pilt Tõrvas sealt Läti piiri lähedalt, Maido Ruusmann? Meil on õnneks läinud, võib öelda siiamaani päris valutult ja isegi tagasihoidlikult hästi selle koroonaga, et ei ole suuri koldeid olnud, üksikud inimesed on jälgimise all ja elanikud on tegelikult olnud ikkagi sellised hästi mõistlikud, ei ole kuulnud väga suuri selliseid proteste ka piirangute vastu. Ettevõtjad on olnud rakkes, kõik on tegelikult majandusnäitajad on olnud päris head, nii et kui eelmine aasta see eriolukord hooga peale tuli, et eks me kõik kartsime hullemat, loodame, et nüüd, mis meil siin on juba täitsa veebruar käes, et varsti ka päike välja tuleb ja hakkab siis tänu vaktsiinile ja tänu siis soojenevatele ilmadele see koroona järgi andma ja tagasi tule. Nii et Tõrva valla poole pealt siiamaani peame olema õnnelikud. Rakvere, Triin Varek. Rakverel on ka läinud väga hästi, et inimesed on käitunud vastutustundlikult ja meil ei ole samuti selliseid suuri koldeid tekkinud, et on olnud ka osad siis klassid teatud koolides mingil perioodil pidanud olema eneseisolatsioonis ja on, ütleme siis selliseid näitajaid tõstnud samuti juhtumid siis hooldekodudes, kus on Rakvere linna sissekirjutusega inimesed, aga hetkel on olukord stabiilne, muidugi on näha, et inimestel on selline koroonaväsimus juba, aga hea meel on ikkagi näha, et reegleid järgitakse ja isikukaitsevahendeid kasutatakse, et tegelikult oht ju veel nii-öelda möödas ei ole, muidugi tuleb suhtuda mõistlikult, aga meie ise saame siin olla eeskujuks ja näidata nagu üles seda nii-öelda käitumist, mis praegu on veel endiselt ikkagi vajalik. Ja milline on seis Eestimaa südames Türil, Pipi-Liis Siemann? Türi valla seis on väga hea. Meil on umbes 20 inimesega, kes on siis viimase 2 nädala lõikes nakatud. See on väga väikene arv võrreldes naabritega, kuid ma ise olen ikkagi jätkuvalt seda meelt, et põhjust on muretseda, eriti kui me vaatame, kui kõvasti kõigutab seda kogukondlikku tasakaalu iga nakatunu, kellele järgnevad järgmised lähikontaktsed ja kuidas see halvab tegelikult kõikide eluvaldkondade igapäevaelu ja töö. Ja lisaks muidugi mure meditsiinisüsteemi pärast, et niipea kui on mõni suurem kolle, nagu meil näiteks Järva vallas praegu Koeru hooldekodus, siis see toob kaasa ikkagi väga-väga tõsise surve nii töötegijatele, meditsiinipersonalile kui siis tegelikult nagu kogu sellele meie kogukonnale. Nii et ka meie inimesed tegelikult on näinud kõik juba kedagi oma tuttavate hulgas haigestumas ja mulle tundub, et inimesed selles mõttes võtavad piiranguid ikkagi tõsiselt ja asjakohaselt. Küsimusi, mida esitada teile on muidugi palju, aga kindlasti on asju, mida ma ei oska küsida, mida ka ei oska meie vaatajad küsida. Seepärast teeks siia lõppu sellise väikese eksperimendi. Ma annan teile kõigile aega 30 sekundit ja teil on vaba mikrofon. Öelda täpselt see üks teema välja, mis on teil südamel, kui jutt puudutab omavalitsuste koostöö edendamist Eestis. Siim Pohlak, alustame Koselt, Kose kandist.
Aitäh, et mis koostööd puudutab, siis ega saabki ainult soovida rohkem ja tulemuslikumat koostööd, et nagu siin juttu oli ka Põhjamaade eeskujust, et ilmselt sealt võiks eeskuju võtta, aga kindlasti see koostöö võiks jääda vabatahtlikuks. Ja teine mõte võib-olla, mis ei puuduta küll nii väga koostööd, aga omavalitsuse siseelu ja haldusreformi järgset aega, et või ka tulevast võimalikku haldusreformi, et omavalitsusjuhid võiksid kindlasti oma omavalitsuste identiteedi peale hästi palju mõelda, et inimesed tunneksid ikkagi, et see on nende vald ja noored ka, kes ära lähevad, tahaksid tagasi tulla ühel päeval, seepärast et nad tõesti tunnetavad oma juuri selles omavalitsuses. Et siuksed 2 mõtet. Aitäh. Nii, läheme edasi Elvasse. Mina ikkagi tahaksin rääkida Eesti Linnade ja Valdade Liidu koostööst ja kutsuda üles kõiki omavalitsusi tõesti sinna panustama, sellepärast et minu unistus oleks see küll, et pelgalt esindamisest ja huvide kaitsmisest võiks sellest saada väga tugev koostööorganisatsioon, kus me saame ise mõelda, kuidas asju paremini teha, et kui riik on täna jõudnud ka juba sinnamaani, et need läbirääkimised ei ole ainult sellised, et mida omavalitsus vaid ka riik juba ise ütleb, et kuidas tema näeb, et omavalitsus võiks ise paremini teha, siis see, kuidas paremini teha, seal ma näen, et on nagu tohutu arenguruum selles, et me saaks minna oluliselt sisulisemaks. Ja võib-olla me peaksime looma ka Linnade ja Valdade Liidu juurde sellise innovatsioonitiimi, kes nuputaks tõesti selle üle, kuidas paremini neid avalikke teenuseid ja oluliselt avatumalt ja kaasavamalt pakkuda. Maido Ruusmann, sõna teile Tõrvasse. See on ma arvan, Eestis üks tõsine küsimus on tegelikult regionaalne ebavõrdsus ja siin on viidatud Linnade ja Valdade Liidule ja mis selles mõttes on hea, et varasemalt, kui oli enne ju Linnade Liit ja oli Maaomavalitsuste Liit, siis olid nagu erinevad arvamused, aga minu meelest on ikkagi natukene see Eesti eripära on Tallinn-Harju oma sellise suure tõmbega, Tartu veel tõmbekeskusena ja siis on tegelikult hulk teisi omavalitsusi ja kui me võrdleme näiteks Tallinn-Harjut ja võtame, ma ei tea, Kagu-Eestit, kus on siis jõukuse vahe seal 3 korda, siis tegelikult see on, ma arvan, mõttekoht, kas ja kuidas saada siis niinimetatult neid keskustest välja jäävate omavalitsuste vajadusi, ootusi, nende inimeste soove rohkem arvestatud, et see ebavõrdsus ei kasvaks, sest kapitalil inimestel on ju omadus konsolideerida sinna, kus nad juba on. Ja see on minu meelest tõsine mõttekoht, et minu meelest hea alge praegu on seesama Tartu 2024, see on küll kultuuripealinna raames, aga tegelikult on ka sellel tugev sisu selles, et ka Lõuna-Eesti omavalitsused hakkavad koostööd tegema loodetavasti ka muudes valdkondades, aga tegelikult nii põhja kui lõuna vaheline tasakaalu küsimus ja veel omakorda siis nende mitte nii edukate omavalitsuste tasakaalu küsimus, et täna, kui meil kohaliku omavalitsuse korralduse seadus tegelikult kehtib nii Tallinna kohta kui kõige väiksema omavalitsuse kohta, siis seal on nagu regulatsioonis ka tugevad käärid tegelikult, et siin on nii seadusandlik küsimus, kui ma arvan kohalike omavalitsuste vahel just seda, et kas peaks olema veel mingisugune koostöövorm, mis ühendaks siis omavalitsusi, kellel on sarnased turutõrkelised niinimetatult puudujäägid. Nii, Rakvere linnapea Triin Varek, vaba mikrofon teil. Ja, et aitäh selle võimaluse eest täna siin osaleda ja toredate ettekannete eest ja ütleksin omalt poolt, et ikkagi see koostöö mulle tundub, et Rakvere poolt vaadatuna on Eestis omavalitsuste tasemel päris hea, et tegelikult kui on mure, siis on alati tore oma kolleegi poole ka pöörduda ja sellist kogemusvahetust teha. Ja kindlasti väike mure, mis juba oli siin ka jutuks, et võib-olla see projektipõhisus, et see on hea mõte, et tuleks võib-olla rohkem oma eelarves koostööks vahendeid ette näha. Et kui meil teenusevajadused kasvavad, siis on vaja kindlasti sinna finantsvahendeid juurde saada. Aga ma usun, et alati on võimalus hästi läbi mõelda ja see innovatsiooni idee, mis tuli Elva poolt Linnade Valdade Liidu juurde, on muidugi ka väärt edasi mõtlemist. Nii, ja Pipi-Liis Siemann, teie alutasite meie tänast arutelu, anname ka lõppsõna teile. Vaba mikrofon.
Aitäh ja mina ütlen küll, et mulle tundub, et Eesti omavalitsused on saanud tugevamaks ja me võtame täitsa tõsiselt kõiki oma kohustusi ja suudame nendega ka hakkama saada ja teeme koostööd praegu, nagu me siin rääkisime, eelkõige just nende murede lahendamisel. Aga minu sooviks oleks see, et võib-olla ühiselt võiks otsida neid tulevikulahendusi, et näiteks kõik see, kuidas tuleviku Eesti inimene oleks terve ja õnnelik natukene pikemas perspektiivis, ka see võiks olla meil selline koostöökoht ja ühiste arutelude võib-olla uuenduslik mõte. Ma tänan teid kõiki selles arutelus osalemast. 55 minutit rääkisime, läks nagu linnutiivul, nii et teema oli huvitav. Aitäh, et võtsite selle tunni enda päevast ja osalesite.